Tere, minu nimi on Kristi ja ma juhin Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit. Täna räägin ma teile sellest, kuidas tulla tööle ministeeriumisse või riigiametisse. Kui kaua oled antud valdkonnas tegutsenud ja kuidas sinna jõudsid? Mina lõpetasin 2002. aastal Tehnikaülikoolis avaliku halduse eriala ja peale seda sattusin tööle hoopis erasektorisse. Kuid paar aastat hiljem läksin Rahandusministeeriumisse ja tänaseks olen riigis töötanud napilt alla 20 aasta. Millega tegeleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja millised on sinu tööülesanded? Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegeleb väga paljude erinevate valdkondadega. Me teostame järelevalvet ettevõtlusvaldkonnas, meediateenuste üle ja ka sideteenuste üle. Samamoodi tagame raudteeohutuse ja juhime erinevaid teemasid ehitusvaldkondades. Mina põhiliselt juhin ametis 6 osakonda ja seal töötavaid inimesi ja tagan selle, et inimestel oleks hea töötada ja et nad saaksid oma eesmärke täita. Nimeta mõned suuremad projektid, millega tegeleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Täna kõige suuremateks projektideks me peame meretuuleparkide oksjoni ja 5G oksjoni läbiviimist. Lisaks veel meedias propaganda piiramise tegevusi ja ka raudteeohutuse tagamist. Mille poolest erineb töö ministeeriumites ja ametites? Ministeeriumites tegeletakse poliitika kujundamisega. Ehk siis pannakse kirja nõudeid ja reegleid, mida siis peab kas jälgima või vähendatakse neid ja räägitakse neid läbi Euroopa Liidus teiste liikmesriikidega. Amet jõustab neid nõudeid ja reegleid, kas siis annab välja kellelegi tegutsemiseks loa või mõne asja ehitamiseks dokumendi ja teostab järelevalvet, kas ettevõtjad neid nõudeid täidavad. Mida peab õppima, et riiki tööle tulla? Riik vajab tegelikult igasuguse haridusega inimesi. Kui sa oled näiteks õppinud ülikoolis energeetikat, siis sa oled oodatud kindlasti ministeeriumisse energeetika valdkonda. Kui sa oled õppinud ülikoolis juurat, oled sa oodatud nii ministeeriumis kui igas ametis. Või kui sa oled õppinud IT-d, keskkonnahoidu, ettevõtlust, kõike seda, sest kõik need valdkonnad on ka täna riigis olemas. Kuidas saada praktikale avalikku sektorisse? Avalikku sektorisse praktikale saada on tegelikult väga lihtne. Kõigepealt vali välja see tegevus ja valdkond, mis sulle meeldib ja mis sind käivitab. Seejärel otsi üles ministeerium või amet, kus neid tegevusi ellu viiakse ning saada temale oma CV ja koos motivatsioonikirjaga. Eriti hea on, kui sa sinna kirjutad veel, miks see positsioon just sind huvitab, kuidas see on seotud sinu varasemate õpikogemuste või töökogemusega ja mida sa oma elus edasi teha tahaksid. Kas praktika on ka tasustatud? Üldjuhul praktika tasustatud ei ole, kuid kui praktikant loob oma töös ka selget väärtust, toob ära konkreetse tulemuse, siis me oleme ka praktikatasu maksnud. Räägi üks põnev lugu enda tööst. Ministeeriumis töötades pidin ma ka koordineerima välisvisiite. Ja Eesti kui digiriik, siia tuli ikka väga palju erinevate riikide, kas riigi esindajaid või siis ka ettevõtjaid vaatama, kuidas me siin oma IT-d riigis teeme. Ja ühel hetkel tulid siia Aasia delegatsioon, kes tahtis minna külla erinevatesse tehnoloogiaettevõtetesse ja muu hulgas oli nende kindel soov külastada ettevõtet nimega e-Beam. Pärast muidugi selgus see, et kui nad olid seal e-Beamas ära käinud, siis see tehnoloogia, mida nad seal näha tahtsid, ikka valmistas suurt pettumus, sest rivis olid kõige harilikumad lehmad. Anna üks soovitus noorele, kes soovib tulla tööle avalikku sektorisse. Riigis töötada on väga äge, sa saad iga päev teha midagi, mis muudab Eesti inimese elu paremaks. Nii et vali välja see valdkond, kus sa saad panustada ja tule julgelt kandideerima.